No nii, tere kõigile. Alustame sellest, et miks meie üldse kahekesi siin täna oleme. Juba oli kuulda, et ma olen õpetaja, ma olen haridustehnoloog, ma olen ka noorem teadur ülikoolis. Ja täna, kui me hakkame nüüd avama seda, et kuidas Eesti koolides informaatikat õpetatakse ja mis müüdid või mis uskumused sellega seoses on, et siis natuke võib-olla on oluline teada, mis meie taust on. Et kust me siis nagu tuleme, et me oskame sellisel teemal üldse kõneleda. Ja ma olen õppinud klassiõpetajaks, sealt edasi haridustehnoloogiks ennast edasi õpetanud ja arendanud. Ja kuidagi see informaatika ja tehnoloogia huvi kasvas minus ja praegusel hetkel ma olen tõesti jõudnud selleni, et ma lisaks sellele, et ma oma igapäevatöös tegelen informaatika ja IT valdkonna populariseerimise ja arendamisega, siis ma tegelikult tahaks nagu natuke rohkem ka teada, et mis seal taga on. Et kuidas need asjad ikkagi päriselt käivad ja kas see, mida me nagu kõhutunde pealt arvame ja teame, kas see nagu päriselt ka töötab. Ja minu doktoritöö teema on siis see, et ma uurin gümnaasiumi õpilaste edasi minekut õppima siis IT valdkonda, et missugused tegurid siis seal gümnaasiumis võivad mõjutada seda, et kas nad valivad selle IT valdkonna või nad ei vali seda IT valdkonda ja üldse, mis siis soodustab seda, et õpilased oleksid teadlikumad IT valdkonnast. Ja mina oma Haridus- ja Teadusministeeriumi töös proovin seista selle eest, et igasugune haridustehnoloogia, mis meil üldhariduskoolides on, leiab võimalikult tarka kasutust. Ja ideaalis samamoodi, et meie otsused ministeeriumis peaksid olema teaduspõhised ja tuginema sellele, et mida me siis erinevate uuringute ja analüüside põhjal teame. Ja oma doktoriõpingutes keskendun mina natuke noorematele õpilastele kui Kristi. Nimelt uurin ma seda, et kuidas 3. kooliastmes on võimalik läbi programmeerimise arendada õpilaste reaalmõtlemise oskust. Ja jälle mitte sellepärast, et me arvame, et kõikidest õpilastest peaksid saama programmeerijad, vaid mina usun sellesse, et reaalmõtlemise oskus on tegelikult oskus, mis on vaja igale õpilasele selleks, et tal oleks üks tööriist erinevate probleemide lahendamiseks juures. Ja lisaks tahame me ka teada, et mis siis neid õpilasi motiveerib seda programmeerimise ja IT valdkonna tegelikult valima oma edasiõppimise valikuteks. Et me oleme Kristiga mõlemad ühel meelel, et tegelikult õpetajal koolis on selles väga suur roll. Ja enne Haridus- ja Teadusministeeriumisse minemist õpetasin ma informaatikat ja olin ka haridustehnoloog. Ehk siis ma usun, et mul on ka selline isiklik kogemus sellest, et kuidas on võimalik informaatikat koolis õpetada. Ja kui me selle informaatika juurde läheme, siis meie see ettekande pealkiri, et murrame müüte, on, nagu te näete, siis küsimärgiga. Müüt teatavasti on siis kas selline ekslik või lihtsustatud uskumus mingi asja kohta. Ja meie siis Kristiga erinevatele uuringutele ja ka peamiselt Kristi tehtud uurimusele tuginedes proovisime siis aru saada, et kas erinevad müüdid, mis informaatikaõpet ümbritsevad, on siis päriselt midagi, mida me peaksime arvama, või on see midagi, mida me kõik justkui usume, aga millel mingit sellist tõepõhja all ei ole, või on see selline hägune. Ja kõigepealt saime me aru, et endiselt me peame tegelikult rääkima sellest, et kui me räägime informaatikast, siis sellele eelnevalt peame me rääkima digipädevusest. Ja minu meelest selle selline parim illustratsioon on pärit Mart Laanperelt, kes on siis kasutanud basseini metafoori. Ehk et ta on rääkinud sellest, et kui me räägime informaatikast, siis enne seda me peame tegelikult mõtlema, kuidas meie õpilastel on piisavalt digipädevust, et üldse talle informaatika oskusi anda. Mida me oleme koos Kristiga tajunud, on see, et me anname ülikoolis ainet informaatika koolis ja küsime seal üliõpilaste käest, et mida te tahate seal õppida. Ja siis ütlevad nad, et nad tahaksid seal õppida, kuidas kasutada Excelit või kuidas leida infot või kuidas teha korralikku esitlust.
Ehk siis tegelikult kõiki neid asju, mida me defineerime digipädevusena. Ja kõiki neid oskusi, mida tegelikult peaksid õpetama kõik aineõpetajad, kuivõrd digipädevus on üks riikliku õppekava üldpädevustest. Me oleme tajunud ja ka väga sageli kogenud, kui me erinevate koolide seda informaatikaõppe süsteemi vaatleme, on see, et mis on tegelikult juhtunud, on see, et kui meie koolis juhtub olema informaatikaõpetaja, mida ka sageli ei ole, siis kogu see informaatika ja digipädevuse õpetamise koormus langeb talle. Ja miks? Tundub, et meie õpetajate valmisolek digipädevusega tegeleda oma ainetundides on veel päris kehvake. Isegi ChatGPT ei suutnud mulle anda adekvaatseid pilte selle kohta, et ma palusin tal teha pilt, et kuidas matemaatikatunnis õpetaja kasutab tehnoloogiat koostöises õppes. Minu meelest ei ole see väga koostöine õppe, mida me siin näeme. Ja teine pilt oli see, et kuidas kehalise kasutustunnis õpetaja võiks kasutada siis tehnoloogiat, et samamoodi, et ei ole nagu väga selline minu meelest pilt, mida me võiksime tegelikult näha kui tehnoloogia oskusliku kasutamisena. Ja ma arvan, et see on ka suuresti selline peegeldus sellele, et mis meil praegu koolis toimub. Et erinevad uuringud on näidanud, et aineõpetajad jagunevad umbes kolmeks. Kolmandik aineõpetajatest on need, kes kasutavad digitehnoloogiaid oma tundides õpilaste digipädevuse arendamiseks. Kolmandik õpetajatest arvab, et ta midagi nagu teeb, aga mitte võib-olla piisavalt ja kolmandik õpetajatest ikkagi hindab ennast selles valdkonnas väga algajateks. Mis on muret tekitav, on see, et kui õpetajate käest uuriti, et miks nad digitehnoloogiaid oma tundides ei kasuta, siis üks väga oluline argument, mis välja tuli, oli see, et nad tõid välja, et neil puudub stiimul digipädevuse arendamiseks tunnis. Ma ise mõtlesin seda, et huvitav, kas ükski aineõpetaja julgeks öelda, et tal puudub stiimul näiteks enesemääratluspädevuse arendamiseks või suhtlus- või õpipädevuse arendamiseks, mida nad tegelikult, ma arvan, et ilma kahtlemata peavad väga olulisteks. Nad teavad, et need on riiklikus õppekavas üldpädevustena kirjas ja iga aineõpetaja peab neid arendama. Millegi pärast digipädevus on midagi, milleks õpetajad vajavad eraldi stiimulit. Ja seepärast ikkagi tundub, et kogu see digipädevus, informaatikapädevus on kõik antud siis informaatikaõpetaja ülesandeks, mis tähendab seda, et tegelikult me ei tea, et kuidas tundub, et kas meil siis on piisavalt informaatikaõpetajaid koolis, kes suudavad kogu seda koormat kanda. Ma enne unustasin seda lisada, et ma olen siis oma uurimistööga jõudnud sinnamaani, et ma olen küsinud küsimusi nii koolijuhtidelt, õpilastelt kui õpetajatelt, aga analüüsid olen jõudnud ainult seda koolijuhtide osa, nii et tegelikult selles mõttes ma olen täitsa õiges kohas, et ma saan nüüd jagada, mis sealt siis tuli. Ja selles uuringus siis võttis osa 30 kooli ja 30 koolist 5 olid sellised, kes ütlesid, et nemad informaatikat oma koolis üldse ei õpeta ja 25 siis ütlesid, et nemad õpetavad. Ja väga erineval moel, et seal oli siis tõesti nii kohustusliku ainena, valikainena, kombineeritud kujul. Ühesõnaga, need pakkumised olid väga seinast seina, kuidas siis üks või teine kool seda siis oma õpilastele annab. Ja mõlemad grupid, nii need, kus õpetatakse, kui ka need, kus ei õpetata, ütlesid, et probleem on kvalifitseeritud informaatikaõpetajate puudus. Samas tuli välja, et gümnaasiumi astmes on ainult üks osa kvalifitseeritud õpetajatest, kes seal õpetavad ja hoopis rohkem on seal õpetajaid, kes on mingist teisest valdkonnast, kes on vilistlased, kes on õpilased ja nii edasi. Ehk siis tegelikult need, kes õpetavad informaatikat gümnaasiumi astmes, võivad olla väga erineva taustaga. Nii et kvalifitseeritud õpetajaid on puudu, aga samas on leitud siis kas lahendus ja asendus sellele, et siis on
otsitud siis kas siis vilistused või lapsevanemad või siis IT-sektorist inimesed, kes on tulnud sinna siis õpetama. Ja sellel on ilmselt ka üks põhjus see, et informaatika kui selline ei ole selline väga üks ja kindel asi, et see ei ole ainult programmeerimine, see ei ole ainult robootika, see ei ole ainult ma ei tea, selline andmetega töö, vaid et seal ongi väga palju erinevaid asju ja selleks on vaja ka erinevaid spetsialiste, kes siis oleks võimelised neid erinevaid informaatikaaineid andma. Nii et võib öelda, et puudus on, aga samas tundub, et on osatud leida ka lahendusi. Et siin võib-olla ma ise Olegi etteastet siin kuulates mõtlesin, et me alati võime öelda, et mis teil seal Tallinnas viga, eks. Et erinevad ettevõtted, ülikoolid, kõik on käe-jala juures, saate erinevaid spetsialiste endale kutsuda, et mida me siis peaksime näiteks, ma ei tea, Vastseliinas tegema, et kuidas me seal seda saame teha. Et ma usun, et nagu Kristi ka ütles, et informaatika õpetamine eeldab väga palju loovust ja kastist välja mõtlemist. Ja ma arvan, et juba tänapäeval on võimalik erinevaid tehnoloogilisi lahendusi kasutades kaasata õpetajaid erinevatest, isegi mitte ainult Eesti erinevatest nurkadest, vaid ka maailmast selleks, et meie lapsed, ükskõik kus nad siis asuvad, informaatikaga kokku saaksid puutuda. Järgmine probleem, mida siis välja toodi, on siis see, et meil on ülekoormatud õppekava ja see tuli just rohkem välja nendest koolidest, kus ei õpetata informaatikat, et nad ei õpeta sellepärast, et õppekava on väga ülekoormatud ja neil pole ruumi selle jaoks. Samas need koolid, kus õpetatakse, need nagu seda probleemi ei märganud, nii et järelikult jällegi võib öelda küll, et tõepoolest õppekava on ülekoormatud, eriti siis näiteks 3. kooliastmes, kus on tõesti keeruline leida kohta, kuhu siis informaatikaaineid panna. Aga kui on tahtmine, siis tavaliselt leitakse selleks ka võimalus, nii et kas need on siis valikained, nagu ma võin siis oma koolist tuua, et meil nüüd 3. kooliastmes on tõesti loodud võimalus erinevateks valikaineteks, mis on seotud informaatikaga. On see mingi õppesuund, kuhu on siis väga palju siis IT-aineid või informaatikaaineid sisse pandud või siis on selleks mingid hoopis põnevamad, näiteks ma võin nooremate astmete näitena tuua siin, et on, ma ei tea, leiutajate tund või siis need samad digitunnid, mida Rasmus siin enne mainis, et need on meil siis nagu rohkem sellise digipädevuse andmiseks ja selleks, et tõesti 1.–4. klassini oleks baas loodud, aga et seal edasi oleks ka võimalus toimetada, siis ongi leiutajate tund, digimeedia või multimeediatunnid ja siis sealt edasi on valikained ja lõpuks siis ka õppesuund gümnaasiumis. Nii et õppekava on kohati ülekoormatud, tundub meile, aga samas see on valikute küsimus ja kui seal ikkagi asju natuke ümber mängida, on võimalik informaatikaaineid rohkem sisse tuua küll. Siis üks asi, mida veel need koolid just välja tõid, kus ei õpetata informaatikat, oli ka see, et õpilased tegelikult ei ole väga huvitatud. Ja see on nüüd muidugi see väide, mille koha pealt ma ise lähen kohe väga põlema, sellepärast, et nagu siit ka piltidelt on näha, et siis siin on õpilased, kes toimetavad, kes õpetavad üksteist, kes teevad põnevaid projekte. Näiteks seal on siis pilt sellest, kuidas meie kooli külastas Rootsi kuningas ja kuninganna ja õpilased olid tõesti sõna otseses mõttes ööd ja päevad koolis ja tegid siis Goldbergi masinat, et siis selline temaatiline Goldbergi masin, kus oli meie ajalugu, Rootsi riigi ajalugu ja siis see kõik oli kokku pandud selliseks väga lahedaks tehniliseks lahenduseks. Ja ei saa just öelda, et huvi poleks olnud, sest tõesti nad tahtsid ööbida isegi koolimäes, et see on juba näitab seda. Samamoodi on seal näide sellest, kuidas õpilased siis ise teevad näiteks Codeweeki raames tunde teistele koolikaaslastele või siis esmaspäeval tuleb meil selline üritus nagu Nutiku üritus, kus tulevad teistest koolidest meile külalised ja jällegi õpilased on need, kes neid tunde teevad. Õpilased teevad ka huviringe, õpilased annavad isegi meil näiteks valikaine tundi põhikooli lõpus seal robootikas. Nii et neil on huvi, aga jällegi tuleb anda võib-olla see võimalus, et nad saaksid siis seda huvi ka tegelikult rakendada. Järgmine müüt, millega me oleme kokku puutunud, on see, et pole piisavalt vahendeid. Et kui oleks vahendeid, küll siis õpetaks. Et tegelikult ma arvan, et iga inimene koolis, kes on puutunud kokku erinevate Progetiigri programmidega, tegelikult ei saa öelda, et meil ei oleks Eestis võimalik soetada endale piisavalt vahendeid kooli. Küll aga peab siin mainima seda, et sageli juhtub see, et vahendid ei õpeta. Ehk siis meil on olemas vahendid, mis on kenasti pandud kappi ja tegelikult võib juhtuda, et tuleb uus õpetaja ja isegi ei tea, et sellised vahendid on koolis olemas.
Ehk siis, et pigem ei ole mitte küsimus vahendite puuduses, vaid küsimus on selles mõistlikus vahendite kasutamises. Ja ma arvan, et kui me räägime informaatika õpetamisest, siis me tegelikult ei eelda ju seda, et meil on olemas näiteks kõikvõimalikud robootikavahendid, on ju, et ma arvan, et on väga palju tegevusi, mida me saame ära teha lihtsa arvutiga erinevates keskkondades. No ja siis räägitaksegi, et küll me jälle võiks õpetada, kui oleks õppematerjale. Et siin on näide ühest Progetiigri programmi käigus tehtud õppematerjalide või tähendab tunnist, kus kasutatakse Progetiigri programmi käigus tehtud õppematerjale. Tegemist on robot-Ottoga, kes siis toimetab esimeses kooliastmes ja annab seal teadmisi õpilastele erinevatest informaatikaga seotud teemadest. Informaatika õpetamine küll aga on selline aine, mida ei saa õpetada nii, et õpetaja läheb 1. septembril klassiruumi, võtab lahti õpiku ja paneb selle siis juunis kinni. Loomulikult niimoodi, et õpik on läbitud edukalt õpetaja poolt. Et ma loodan muidugi, et sellist olukorda ei teki mitte üheski ainetunnis enam, aga informaatikatund on eriti selline, kus tegelikult õpetaja peab lähenema väga loovalt sellele, mida ta õpetab ja kuidas ta õpetab. Ja see peab on siin tinglik. Ma pigem kasutaksin siin sõna, et tal on võimalus väga loovalt läheneda. Samal ajal kasutades neid materjale, mis on juba olemas meil ainekavale vastavalt, kui ka tegelikult andes õpilastele endale võimaluse erinevaid materjale luua. Ehk siis jälle, et ma arvan, et see õppematerjalide puudus on müüt, mis ei vasta tõele. Küll aga on informaatikaõpetaja eelduseks valmisolek väga loovalt läheneda sellele, mida ta õpetab ja milliseid materjale ta selleks kasutab. Ma täiendan võib-olla seda õppematerjalide teemat ka selle koha pealt, et ainus vastutus, mis neil on, kes neid õppematerjale on loonud, et kogu aeg tuleb tegelikult jälgida seda, et need siis on ka sellised sobivad ja ajakohased, sellepärast et tehnoloogia on väga kiirelt muutuv. Nii et nagu praegugi, et meil see tehisintellekti teema on siin korduvalt läbi jooksnud, et kohe tuleb ju tegelikult reageerida, kohe tuleb rakendada, kohe tuleb teha materjalid ja sellega tegeletakse ka, eks. Nii, järgmine teema. Koostöö ja toetus, see isegi nagu ei ole müüdina, aga see oli midagi, mida ma tundsin, et ma tahan hirmsasti siia panna. Et igal valdkonnas, igal pool on tegelikult see koostöö väga oluline märksõna, aga mina ütleks, et selleks, et informaatikat tõhusalt õpetada, on see koostöö märksõna eriti oluline. Üks põhjus juba see, et kui vahendeid pole piisavalt, siis saab ju koos teha asju. Väga palju saab tegelikult informaatikaainetes teha selliseid projekte, kus õpilased lahendavad mingid probleemi, mille nad siis koostöiselt püüavad mingeid lahendusi välja mõelda ja teha. Nii et see koostöö märksõna nagu õpilaste mõttes on väga oluline, aga tegelikult sellest uuringust tuli ka välja see, et see koostöö on ka väga oluline koolide jaoks, et selleks, et koolid saaksid seda IT aineid piisavalt õpetada, siis tegelikult näiteks toodi välja, et ülikoolidega koostöö on hästi tänuväärne gümnaasiumi astmes, sellepärast, et seal on õppejõud, kes tulevad siis kooli õpetama, kasutatakse ülikoolide kursusi ja nii edasi, ehk siis, et koostöö ülikoolidega on selline väga oluline ja sellel on ka otsene mõju sellele, et õpilased päriselt lähevad siis ka IT-valdkonda edasi õppima. Või siis, kui ka ei lähe, siis vähemalt nad on oluliselt teadlikumad nendest võimalustest, mis seal olemas on. Ja nii, et tuli välja see, et nendes koolides, kus siis koostöö ülikoolidega oli tihe, et sealt ka tegelikult mindi rohkem edasi õppima. Ja toetust muidugi loomulikult koolijuhid tõid välja seda, et nad vajavad toetust just erinevate projektide läbiviimiseks, selleks, et mingeid asju arendada ja teha, aga selle tunnetatakse, et nagu seda toetus on ka piisavalt olemas, et see ei olnud nagu selline puudus, mille pärast nagu jääks midagi tegemata, vähemalt tuli minul välja. Nii, ja siis kindlasti tegelikult, mida ma väga tahaksin ise rõhutada ja ma arvan, Riin ühineb minuga ka, et tegelikult koolijuhtide roll on ikkagi äärmiselt oluline selles, et mis iganes seal koolis toimub loomulikult, aga ka informaatikaõppe või selleks, et meie noored oleksid rohkem valmis selleks, et teadlikumalt teha juba oma valikuid, et kas minna siis IT-d õppima või minna midagi muud õppima, et selleks tegelikult on vaja luua neid tingimusi ja kõige enam näitas ka siis minu ankeet, et kõige enam mindi ka õppima siis sealt, kus koolijuhid näiteks olid koostöös õpetajatega ja siis ülejäänud kooli meeskonnaga pannud siis kokku selle
ainekava, mille järgi siis koolis õpetati. Ja mida rohkem erinevaid valikuid koolis pakuti, seda rohkem õpilased ka edasi õppima läksid IT-d. Ja tõenäoliselt seal oli ka suurem hulk neid, kes siis võib-olla teadlikult tegid selle valiku, et nad ei lähe seda IT-d õppima. Nii et enne Rasmus ütles, et väga oluline on see, et kool nii-öelda ergutaks seda uudishimu ja annaks need baasteadmised, aga ma ütleks, et lisaks sellele koolil peab olema siis baas loodud, et need õpilased saaksid ka kogeda väga erinevaid asju, katsetada erinevaid asju ja siis teha juba neid teadlikke valikuid. Nii, ja miks? Miks me ikkagi arvame ja usume, et tegelikult informaatika on midagi, mida me peaksime õpetama kõikidele lastele? Ja siinkohal jälle, et tahaks seekord rõhutada, et informaatika ei tähenda seda, et me anname kõikidele õpilastele kohustuse mingite programmeerimisülesandeid teha. Et see ei ole ju see, mida me tegelikult tahame. Et me tahaksime, et õpilased kõik saaksid ülevaate, mis IT-valdkond üldse on. IT-valdkond on väga lai. See tähendab seda, et seal võiks leida rakendust väga erinevate huvide ja võimetega õpilased. Ja meil on lihtsalt kahju, kui ülikooli meie erialale ei jõua õppima need õpilased, kes seda väga tahaksid teha. Ja samamoodi me loodame, et kui me informaatikat õpetame koolides, et siis need õpilased, kelle jaoks see võib-olla ei ole kõige parem valik, saavad sellest aru juba siis, kui nad seda õpivad. Ma tahaks nendest piltidest ka natuke rääkida. Et siin piltide peal on tegelikult nüüd üks pilt on selline, mille ma tegin eelmisel aastal Hollandis õpirändel, kus siis õpilased seal teevad selliseid STEAM-projekte, kus kogukonnast tulevad need ideed. Et seal on praegu konkreetne näide on sellest, et tütarlaps valmistab siis seal maketti. Nende ülesanne oli selline, et nad pidid sealt ümbruskonnast siis lahendama selliseid kriitilisi liiklusprobleeme. Ehk siis, et kui mingi ristmik oli selline väga ohtlik, siis õpilastele anti ülesanne, et nemad nüüd peavad siis kõigepealt analüüsima seda olukorda, leidma, mis need probleemid seal on ja pakkuma siis välja oma lahenduse. Ja seda siis kasutades nii IT-d kui ka siis päris reaalselt ehitades siis neid makette. Ja minu meelest see on nüüd üks selline ülimalt hea näide ka, miks on oluline seda IT-valdkonna ja informaatika aineid koolis õpetada, ongi seesama, et me rääkisime siin, et inseneeria oskused, et tegelikult üks asi on see, et sa saad aru, mis need on, aga teine asi on see, et sa reaalselt lahendad mingit probleemi ja siis ühest küljest nii-öelda lood mingid mudeleid ja siis teisest küljest nagu ehitad reaalselt ka lahendusi välja, mis on minu meelest hästi oluline ja keskmisel pildil on siis meie enda kooli õpilased, kes siis pidid ka leidma ise probleemi, millele nad tahtsid lahendust leida, siis seal ehitasid gümnaasiumi noored siis kiviheitemasina, ehk siis tegid sellise vähendatud mudeli ja viisid siis ka nendele noorematele koolikaaslastele siis tunnid läbi, et kuidas siis seletati nii-öelda inseneeria poole pealt, kuidas see ehitamine ja kõik see käis ja kuidas see üldse töötab ja toimib ja reaalselt siis ka, et mis see ajaloos siis tähendas see kiviheitemasin või kus teda kasutati. Ja kolmas pilt on siis selline, kus on noored ise tegid siis sellise malelaua, mis mängis siis inimeste vastu. See ei ole nüüd nagu päris nii hea kui see, mis võib-olla siis, ma ei tea, Garri Kasparoit võitis seal, eks ju, aastal 1996, aga igal juhul nad kogu selle asja ehitasid ise valmis, alates sellest, et nad disainisid need nupud, selle valguslahenduse ja ka panid sinna väga hea koodi taha, millega tõepoolest oli üsna raske oli võita seda malemängu. Nii et mina ütleks, et see annab sellised väga head baasoskused ka selleks, et saada erinevate väga oluliste asjadega hakkama. Just, ehk siis, et kui me saime aru, et tegelikult see müüt, et õpilased ei taha, ei ole päris korrektne või et meil ei ole õppevahendeid või meil ei ole sobivaid õppematerjale, siis neid kõiki müüte me suutsime purustada. Aga ma arvan, et on üks võib-olla selline fakt või tõdemus, mis ikkagi võiks jääda kõlama, on see, et koolijuhil on tegelikult otsustav roll selles, et kas informaatikaõpe tema koolis toimib, millisel viisil see toimib ja kuidas seda teha nii, et see oleks õpilastele parimal viisil lahendatud. Kõik. Aitäh!
Teil on kenasti aega, aga mõneks küsimuseks, võib-olla isegi rohkem kui 2 seekord. Kust me otsa lahti teeme? Näen, Ivo läheb juba toast ära. Kes soovib esimese küsimusega alustada? No, tuleb, väga hea. Aitäh, Ivo läks toast ära, ma võtan siis sõnajärje üle. Ma küsiks niimoodi, et esimeses ja teises kooliastmes, see on see koht, kus me tekitame uudishimu. Me tekitame seda hiljem ka, aga tegelikult sealt sa paned väga suure põhja alla. Et mis on need tegevused, mida teie olete teinud IT ja inseneeria valdkonnas esimeses ja teises kooliastmes? Ma võib-olla tooks siia kohe selle Mehhatroonika klubi sisse, mida ka Rasmus enne mainis, sest Rasmus on juhtumisi minu õpilane. Ühesõnaga, me tegelikult proovime päris palju luua seda, et need õpilastel seda huvi ergutada. Meil on näiteks IT-õpilaste kogukond, kus on sellel aastal umbes 160-170 õpilast, aktiivselt toimetab seal, ütleme küll oluliselt väiksem protsent, aga nad tahavad selle kogukonna liikmed olla. 4. kuni gümnaasiumi lõpuni, ehk siis alates 2. kooliastmest need õpilased seal IT-õpilaste klubis on, meil on koosolekud, meil on workshopid, nad ise korraldavad asju, nad ise teevad asju. Kui meil on koolitused, me kutsume nad alati kampa ja nende roll on väga suur selles, et toetada õpetajaid, kes saavad siis, teinekord ütleme siis niimoodi, et nad loovad seda õppekeskkonda, aga võib-olla tehnoloogiaga alati ei ole nii suured sõbrad, et need IT-õpilased aitavad siis ka õpetajad tehnoloogiaga toime tulema, et väiksemad probleemid lahendavad ise ära, suuremate probleemidel kutsuvad IT-toe appi. Nii et selline kogukond ja meil on ka ühised peod, meil on pelmeenipeod ja muffinipeod ja nii edasi, ehk siis selline kogukonna kasvatamine. Ja seal ei ole need õpilased, kes on ainult väga tublid õpilased näiteks. Selles mõttes, et pigem vastupidi, seal on väga erineva taustaga ja seal on selliseid noori, kelle kohta nii mõnigi õpetaja peast kinni ütleb, et oot, see on teil seal või? Ja meil on nagu kullatükk, selles mõttes ta toimetab aktiivselt, ta teeb kõike. Nii et see on nagu selline mõtteviisi kasvatamine juba. Et see on nagu auasi, et sinna IT-õpilaste kogukonda tahetakse tulla ja me ei aja kedagi ära. Kõik võivad tulla, et seal ei ole piiranguid. Nii et selles mõttes see on üks asi, kuidas me ergutame, aga meil on tõesti ka siis need digitunnid, kus õpilased teevad erinevaid asju, muu hulgas nad ka programmeerivad, nad teevad robotitega asju. Nii et siis meil on seesama, et õpilased käivad ise õpetamas oma teisi koolikaaslasi, et käivad õpetavad siis näiteks 4. ja 5. klassi õpilased, 1. ja 2. klassi õpilasi, see ergutab huvi. Nii et tegelikkuses üks on see, et peab olema mingi süsteem, mis nagu kõigi jaoks on, aga et seal alati on väikseid nippe ja nõkse ka, kuidas neid nii-öelda kaasata. Ma arvan, et informaatika on selles mõttes ülihea aine selle uudishimu hoidmiseks, sellepärast, et seal on hästi palju tegevusi, kus meil ei ole nagu õige vale vastust. Et me saame koos leiutada, räägime siin hästi palju robootikast, kas või robootikas, eks ju, et me tegelikult saame anda mingi ülesande, mille lahendus tegelikult sõltub sellest õpilaste meeskonnast endast. Ja mis see nagu juhtub on seal, et nad juba väga varsti saavad aru, et neil ei ole seal nii-öelda see eksimise hirmu ei pea olema, sellepärast, et nad ei saa eksida asjas, kus meil ei ole õiget valet vastust. Et ma arvan, et see nagu tegelikult hästi palju toetab nende seda teada saada tahtmise soovi ja seda, et nad ise saavad seal arendada oma neid oskusi. Ja mulle tundub, et mis on hästi hea ka informaatikaõpetajana, et ma saan aru, et matemaatikaõpetajana näiteks võib-olla on keeruline tunnistada, et ma ei tea, kuidas see lahendus toimib, või et ma ei tea vastust sellele küsimusele. Aga informaatikaõpetajana on mul vabadus tegelikult öeldud, ma ei tea, mul pole aimugi, mida see programm näiteks teeb, aga pane tööle, katsetame, vaatame. Või ma ei tea, mis programmi saab robotile pead tegema, aga pane tööle, vaatame koos, katsetame. Mul on, see on nüüd muidugi gümnaasiumis, aga see tegelikult näitena sobib see väga hästi, et on aine programmeerimise robootika alused, kus neil ongi niimoodi üles ehitatud, et me räägime natuke teooriast, aga rohkem on neil selliseid projekte, kus nad nagu päriselt hakkavad proovima. Ja ma annan neile hulga tööriistasid, vasta erineva võimekusega sobivaid, et alates lihtsamatest tööriistadest lõpetas keerulisematega juba sellepärast, et osad on seal juba väga kõval tasemel. Ja siis nad peavad mingit probleemi lahendama, midagi looma, midagi tegema ja vastavalt siis oma võimekusel valivad need tööriistad. Ehk siis see sama, mis enne tuli, et mitte nagu võistlus ei ole oluline, vaid see, et nad saavad nagu saavutavad midagi, et nad jõuavad igal juhul mingisuguse lahendusi, nad näitavad neid ja ma
täiesti õpetajana tundsin, et no vau, ma istun seal, mul ei ole nagu teha mitte midagi eriti. Nad toimetavad, nad vahepeal küsivad mingeid täpsustavaid küsimusi ja tulevad nii ägedad asjad ja mitte keegi ei viili. Et mul on nagu 36 õpilast ja mitte keegi ei viili. Et noh, minu meelest see on nagu selline ilmekas näide, et kui sa annad neile selline põneva pähklipureda, millest nad siiski suudavad läbi hammustada, siis see töötab väga hästi. Meil on aega veel üheks küsimuseks. Ja. Aivi Osman ja Kuristiku gümnaasium. Kui ma mäletan õigesti, siis Taavi Kotka päris siin hommikul ütles, et informaatika õppekava tuleb korda teha. Et kas teie nooremteaduritena saate aru, millele ta vihjas? Oskate seda äkki natuke lahti rääkida? Minu meelest, oleks nüüd ministeeriumis olnud siin juba aastakesed, siis õigem oleks öelnud, ta oleks nüüd öelnud, et ministeerium peab selle õppekava korda tegema ja siis me saame kõiki asju teha. Et tegelikult mulle tundub üldiselt ja ka informaatika mõttes, et võib-olla me laseme ennast liiga siduda sellest uskumusest õppekava kohta. Õppekava praegu juba võimaldab väga paljud. Et mida ma jälle soovitan informaatikaõpetajatele, aga õpetajatele üleüldse, korraks nagu astuda sammu tagasi, vaadata seda õppekava nii-öelda helikoptervaatest ja tajuda, et õppekava juba praegu annab väga palju võimalusi selleks, et me saaksime teha neid asju, mis meie arvates õppimist toetavad. Ja tegelikult on õppematerjali kursuse asju, meil on tegelikult väga häid asju juba olemas, et neid saab väga hästi kohandada ja teha. Ja minu meelest tegelikult Taavi nagu rohkem rõhus selles suunas, et võib-olla see, kuidas me seda teeme. Et meil on nagu asjad olemas, aga et me teinekord teeme seda, seesama, et ma ei lähe nagu selle ainult paberi ja pliiatsidega sinna. Ma võin paberi ja pliiatsiga ka teha väga ägedaid asju, on ju. Aga et ma teen nagu neid kõik võimalikke erinevaid lahendusi ja tegelikult olulisem on ikkagi see, et õpilased on ju aktiivsed. Et mitte, et õpetaja võimleb seal sees või jagab käsulaudasid, vaid ikkagi see, et õpilased seal kogu aeg toimetavad ja õpivad midagi. Aitäh teile. Teeme palun suure aplausi. Ja.